Tervisi toredalt planeedilt, kus iga päev paljastatakse uued vandenõud, kus esimesed karistused on saanud chemtraili taevasse tirijad. Meil õnneks on Donaldi meeskonnas väga helgeid tegijaid. Tänase teksti autor on Robert F. Kennedy Jr. Kennedite dünastiast. Meile räägib selle kohta doktor Google, et RFK Jr. on Ameerika poliitik, keskkonna advokaat, tekstide autor, konspiratiivteoreetik, vaktsiinide vastane aktivist, kes alates aastast 2025 teenib 26. USA tervise ja inimsuse, inimlikkuse, human services, ühesõnaga selle üksuse liikmena. Me alustasime seoses sellega, et meie koolis on suurepärane lõimumine eesti keele ja IT divisjoni vahel. Me alustasime pisut varem juba selle materjali käsitlemist, ehk siis Allan Ild, väga informeeritud antud teemal. Minu hea kolleeg kinnitas, et kõige rohkem häkitakse tervishoiu teemalistesse portaalidesse, kanalitesse. Kõige rohkem tehakse huvitavaid ettepanekuid, millest on raske, et mitte öelda võimatu keelduda arstidele. Ma tean, et see on tõsi, aga see on nii hull sellepärast, et tegelikult paljud sõna otseses mõttes vargad, kes on häkkerid, väldivad tervishoiuasutusi. No vot, järelikult vargad häkkerid on madalam tase, meil on jutuks kõrgemad häkkerid. Mida selgitas õpetaja Ild, et minnes sisse meie digilugudesse igale poole saadakse teada, missuguseid tooteid on võimalik muuta fake skeemide abil möödapääsmatuks. Tänane tekst on COVID-19 teemal, mis on laboris toodetud, kunstlikult tekitatud pandeemia. Eesti ei ole sellest kaugel seoses sellega, et ka meie eelarvest läks palju miljoneid vaktsiinide ostmiseks. Ka meil toimusid sundvaktsineerimised, ka meil lõpeks utiliseeriti halvaks läinud vaktsiinid, sest inimesed ei tahtnud 3., 7. ega 12. doosi. Ei tea miks küll. Ja me teame seda, et need, kes on 1, 2, 15 korda vaktsineeritud, on ka 1, 2, 17 korda Covidit põdenud. Mina ja mu noorim tütar meie sõpruskonnas ja perekonnas oleme ainsad, kes ei ole. Mitte midagi ei ole. Niisiis, kui me vaatame Eesti pildile, siis refereerides selle tunni algusosa, meie ärimaastikul üliedukas ettevõte Magnum Gavronskid Linnamäed on farmaatsia ärist laienenud kõikjale. Nende omad on meediaväljaanded, nende omad on meie kinod, raamatukauplused, nende omad on tsitadellid Eesti metsades, mille puhul ma olen käinud, aga see oli päris keeruline.
käik. Ent mitte sellest ei taha me rääkida, mis Nuustaku metsades on. Oldagu õnnelikud, kasutatagu oma miljoneid ja miljardeid eetiliselt. Ei ole enam 90-ndad, eks. Ja karma on üks bitch alati olnud, nagu te olete märganud, paaris elundeid pidi. Viimasel ajal karma riputab avalikkuse ette. Tõprad. Niisiis, mina leidsin selle teksti Janek Tautsi profiililt ja me korrastame õigekirja. Mis on selle juures oluline? Esiteks see, et me oskaksime kirjutada ja teiseks tõsiasi, et robottõlkega kokkupuutumist meil tuleb järjest rohkem, järelikult on vaja ennast vaktsineerida robottõlke vastu, ära tunda tema nõrkused, ka aidata ta kas või järje peale. Teise punktina kirjuta oma kogemustest COVID-19-ga, kas sa põdesid, kas sa oled vaktsineeritud, kas sa ja mis sa. Teadmiseks kõigile, kes peavad seda koroonapandeemiat siiani ehtsaks. Teksti autor seina peal Robert Francis Kennedy, kes võtab nüüd järjest ette kõik võimalikud, päris ilus mees ei ole. Minge oma küpsistega, palun. Jah, las olla need küpsised, näidake meile Kennedyt. Later, I don't subscribe it right now. Niisiis, saime Kennedy pildi. See ei ole maailma kõige paremini kadreeritud ja vaatame üle, mida suure hõimu teadjamees meile räägib. Avatud, see tähendab seda, et see on avalik teave. COVID-vaktsiinidesse on peidetud 20 bioloogilist relva. Kuidas globaalne eliit kasutas ogavalke DNA-ga manipuleerimist ja metaboolset sabotaaži inimkonna mürgitamiseks, invaliidistamiseks ja kontrollimiseks. See, mille tunnistajaks maailm aastatel 2020 kuni 2023 oli, ei olnud tervisekriis. See oli varjatud bioloogilises sõjaoperatsioon, mis oli maskeeritud arstiteaduseks. See on kohutavalt suurte summadega äri. Ja sina oled ohver. Õnne edasiseks eluks. Mille ohver? Vaktsiinide tribulise taeva sealt alla sadavate ühendite, mida on 49. Ja nende hulgas on arseeniühendid. Nad sajavad meil pinnase peale, sealt lähevad põhjavette, ta tuleb sulle kraanist ka. Meie kodus on juba üks taevas sadavate mürkide ohver heleda nahaga. Eesti tõugu hobune, kes oli minu hooleks, sai mitmesse piirkonda nahavähi. See ei teki lihtsalt, see tuleb taevast. Niisiis, COVID-süstid ei olnud mõeldud elude päästmiseks. Need loodi inimkeha seest poolt lammutamiseks. Kiht-kihilt, organ organilt, süsteem süsteemilt. Miks on nii palju deprekat, ärevust, ATH-d, miks on migreene, POTS-sündroomi, nahakahjustusi, miks on nii palju südame sügelemist ja puperdamisi? Miks? Iga üksik annus oli arvutatud löök inimese bioloogia vastu. See on siis
mitte arvutatud, see on siis tahtlik löök inimese bioloogia vastu, maskeeritud süstalde ja valgete kitlite. Me ei ütle alla, under, me ütleme taha, valgete kitlite taha. See ei olnud rahva tervise mitte vastus, vaid siis kaitse. See ei olnud rahva tervise kaitse, see oli sünkroniseeritud rünnak, seda levitati globaalselt täiuslikus ühtsuses, mida koordineerisid valitsused, tervishoiuasutused, tehnikamonopolid ja meedia impeeriumid, mis tegutsesid ühtse masinana. Siia me teeme taandrea. See on eesti keeles raudne reegel, et üle 2-3 lause ühes lõigus ei ole. Ja ühtlasi tuletage meelde, kuidas meisse selle koroonaepideemia alguses, lockdowni väljakuulutamise perioodil, kuidas meisse hirmu süstiti. Televiisoris oli otseülekanne kogu aeg Itaaliast ja Hispaaniast. Oli meil otseülekanne, just surnud ilmusid koos katoliikliku leina akordiga. Surnud. Need on nii suured riigid, nii suure rahvaarvuga, et eestlasele läbi otseülekannete on väga lihtne hirmu süstida, sellepärast et meie jaoks on ulme, utoopia, ruja, fantastika, et nii palju inimesi kogu aeg sureb. Nad teevad seda niikuinii ja seda on õudselt tore sinu vastu ära kasutada, eks? Ja need, kes sellest läbi nägid, teadlased, arstid, vilepuhujad, whistleblowers, eesti keeles polegi selle kohta väljendit, keelekandjad, vaigistati, tühistati või nad, lisame sõnakese, või nad leiti müstiliselt surnuna. Nad ei leitud müstiliselt surnuna, täitsa surnud olid, aga nad leiti müstilistel asjaoludel surnuna. Meie oleme ikkagi olnud lapsemeelne turvariik. Me kogu aeg tuletame meelde, kuidas Rail Baltica miljardite pärast Hardo Aasmäe tapeti. Tõenäoliselt sattus kasti ka meil siin inimesi. Me ei tea seda. Need ei olnud vaktsiinid, need olid molekulaarsed relvad. Tehniliste ogapalkude, sünteetiliste ühendite. Ogavalk on, teate, see kohutav pall, mis näeb välja nagu süvamere kala, mida me saime sel perioodil, kui meil oli plandeemia ehk plaaniline pandeemia. Me saime seda vaadata küllalt, ma ei näita seda praegu enam. Tagane saatan. Ja geneetiliste modifikaatorite tarnesüsteemid, kõik on loodud immuunsuse rikkumiseks. Lisame sõna see kõik. See kõik on loodud immuunsuse rikkumiseks, DNA kaaperdamiseks. Meisse häkiti lühidalt öeldes. Ja viljakuse, nüüd mitte keelamiseks, vaid viljakuse pärssimiseks. Selle sõdade paljususe ja vaktsiinide biorelva käivitamise puhul nii härra Kennedy kui mitmed teised filosoofid, teoreetikud on kinnitanud, et tegeldakse inimkonna arvukuse piiramisega, kunstlikult tekitatud vaesus, sihilikult põhjustatud näljahäda, teadlikult üleval hoitud sõjad, 8 miljardit, palju vist, kusjuures kui ei oleks 90% meie planeedi küllusest
10% inimeste käes jätkuks kõigile kõike, me oleme ise selle planeet Gaia viirus. Kehast sai lahinguväli, süstiks oli Trooja hobune, tegelikult siis nüüd küll vastupidi. Trooja hobune oli süst. Sulle süstiti sisse, nii nagu antiikkultuuris teame, sõdalased, kes väljusid sellest süstist sinu organismi ja hakkasid seal lammutama. Üks peidetud relvi, keramiidid, välismaised biokeemilised sabotöörid, mille eesmärk on teie vereringe rasvaga üle ujutada iga kord, kui sööte. See rasv ei põle, see jääb lõksu ja teie maks lämbub. Maksa rasvumine toimub praegu ülipaljudel inimestel. Ise on piits peenike, aga maksa ümber on rasvakookon. Teie pankreas mitte ebaõnnestub fails, vaid teie pankreas ütleb üles. On meie keelne väljend, teie pankreas ehk kõhunääre ütleb üles. Olles praktiseeriva ajakirjanikuna hästi palju kirjutanud terviseteemadel, võin teile kinnitada, et üles öelnud pankreas, see on ka joodikute probla, üles öelnud pankreas hakkab jukerdama ensüümidega, põhjustab vaimseid häireid, millest on tingitud nartsismi, ATH, bipolaarsuse, skisofreenia, depressiooni epideemia. Inimeste kõhunääre pankreas on tuksi keeratud ja ta on lappes. Kas ja kuidas seda on võimalik taastada, vot ei tea. Ootame teiste tsivilisatsioonide med abilisi, siis kasvavad uued hambad ka. Teie süda lämmatatakse. Te võtate kaalus kontrollimatult juurde, mitte ülesöömisest, vaid sunnitud metaboolsest kollapsist. Ehk siis ainevahetus annab saba. Üles puhutud, väsinud ja põletikuline elanikkond, üles puhutud tähendab tegelikult hirmutatud, ärritatud ärevuses. Nii et see üles puhutud saab olla siis pigem sõna ärevil või ärevuses. Põletikuline elanikkond on elanikkond, mida saab alistada, jälgida, ravida ja kustutada, ehk siis tühistada. Nii tore. Seejärel tuli PEG, polüetüleenglükool, stabilisaatorina, kuid tegelikult on see sünteetiline kemikaal, mis on aastaid põhjustanud surmavaid allergilisi reaktsioone. Inimene, kas sa oled märganud, enam-vähem kõigil on tekkinud allergiad, ka need, kes ei ole mitte kunagi kogenud mitte mingeid allergiaid, järsku nüüd ei kannata mitte midagi. Kõige suhtes oleme allergilised eluohtlike seisunditeni. Miljonid kandsid juba PEG vastaseid antikehi, nad teadsid seda. Aha. Sellepärast panid nad teid pärast süstimist 30 minutiks ootesaalidesse istuma, et näha, kes kukub esimesena. See tähendab seda, et osal inimkonnast oli kaitse nende killer-vaktsiinide suhtes, kellel ei olnud, need kukkusid pärast süsti kokku. Või siis said nad mõne aja pärast trombid ja surid, kui te olete jälginud viimasel perioodil lahkunuid, siis väga tihti ülipeenikesed inimesed läksid megapaksuks, said trombid, süda seiskus. See on see 10
tuli praegu kohe meelde. 10. Ogavalk, kogu operatsiooni keskpunkt, ei olnud õnnetus. See oli kohandatud nii, et see seostuks ACE2 retseptoritega kogu inimkehas. Kopsud, süda, aju, neerud, reproduktiivorganid. Taandrida, härra Kennedy, meil Eestis on nii. Kui see lukustub, ei peatu see enam. See muteerub, see kopeerib, ent see hävitab, see läbib verebarjääre, tungib kudedesse ja muudab terved rakud degeneratsioonitehasteks. Sa ise hakkad ennast sööma seest poolt. Nad ütlesid, et see jääb teie kätte. Ehk siis tähendab seda, et see sõltub teist. It's in your hands. Mõte on pigem siis, et see oleneb teist. Umbes niimoodi, et kui sa annad saba, siis sa olid lihtsalt äpu. See ei olnud nõrkadele. See ei tähenda. Nad valetasid. See läks kõikjale ja see jätkus. Siis tuli immuunsabotaaž, M2 makrofaagid. Teie immuunsüsteemi rahuvalvajad suruti alla. See tähendab seda, et sa said selle viiruse tehases loodu. Niikuinii, sest su enese immuunsust ei olnud enam. Ja see autoimmuunsuse kokkukukkumine põhjustab praeguses maailmas tohutult kummalisi haigusi, veremürgitusi, verevähki nii-öelda siis, leukeemiat, meeletult erinevaid kasvajaid, sest su oma rakud ei hakka enam aru saama valedest rakkudest. Normaalne organism jagab ära pooldus valesti välja, aga tänu nendele imelistele vaktsiinidele su oma organismis olevad korrapidajad ei saa enam oma ülesandega hakkama ja sa võid suvalisse nohhu ära kärvata. Nende puudumisel süttib teie keha kontrollimatult, süttib. See ei tähenda mitte nüüd, et ta läheb põlema. Nende puudumisel pigem ütleme siis toimib. See on ühesõnaga see nagu automootor, mis on lappes hei. See armistab iseend, see nõrgestab ennast, see kukub seest poolt kokku. Mitte juhuslikult, disaini järgi. Järgmine oli neuroloogiline faas, ogavalk, rikub TDP-43 ja FUSSi. Need on siis valgud, ajufunktsiooni jaoks kriitilisi valke. Pärast mitte muutmist, pigem ütleme mitte muutmine, vaid sõna on siis muteerimine, moondamine, muteerimist. Saabub neurodegeneratsioon, als dementsus. Me vist teame küll, kui palju on järsku parimas eas jysku pea peale kukkunud inimesi. Mõnda aega me võime seletada, et toimub transformatsioon. Inimesi häälestatakse kõrgemale sagedusele. Tegelikkuses hävinud ajuga inimesi on palju rohkem, kui te ette kujutate. Dementseid, Alzheimeri, Parkinsoni sündroomiga parimas eas. Viljakamaid inimesi meie hulgas. Äkiline segadus, tõmblemine, krambid. Nii, juhuseks varjatud massiline neuroloogiline lagunemine. See siis nüüd küll põhjuseks. Panete ilmselt tähele, et Mr. Kennedy tekstis on hästi palju sõna nad.
Jälgides erinevaid informatiivseid portaale ja kanaleid, kus räägitakse, mis päikesega toimub, mis meie maa sisemuses tegelikult toimub, mis sõjaväljadel päriselt toimub, on mul tekkinud krooniline küsimus. Nad, they, kes nad on, nad. Olen teinud päris palju sotsiaalmeedia postitusi just täpselt sõnaga nemad. Who the fuck is they? Sorry. Ei olnud, see oli vaikne sõda tunnetuse vastu. Silmas peetakse teadvust. Conscious. Ehk siis see oli vaikne sõda teadvuse vastu. Teadlik osa inimkonnast üritab olla teadvel, siin ja praegu aru saada, mis toimub, mida meiega tehakse, they teeb. Ja see tunnetus ongi teadvus, teadvel olek, seda püüti maha süstida. Siis tuli sügavaim reetmine, geneetiline integratsioon. Teadaolevalt integreerivad adenoviiruse vektorid süstides nagu AstraZeneca, lisame sõna sellistes, siis saame aru, millest jutt. Vektorid sellistes süstides nagu AstraZeneca ja Johnson & Johnson võõrjärjestusi teie DNA-sse. Me siin ootame, et DNA puhastatakse, et me tõuseksime oma tegelikku vibratsiooni, tegelikku valgusesse, helgusesse, selgusesse. Vastupidi. See pole see spekulatsioon, see on biotehnoloogia. Oletatavasti koostööd tegid Hiina, USA ja teised riigid. Hiinast lasti tulema, aga teised riigid hakkasid siis vaktsiinidega miljardeid teenima ja miljoneid inimesi hävitama pikaajalise hääbumise tehnoloogias. Me suurepäraselt teame, et hiinlastel on endal hoopis teised vaktsiinid. Nemad tootsid, aga nende vaktsiinid hiinlasi ei tapa. Vot vam temu. Kui olete kord mitte muudetud, vaid muteeritud. Kui olete kord muteeritud, pole te enam endine, ka teie lapsed ei saa olema. Inimese genoom on koloniseeritud, muteerunud omanduses. Ehk siis te olete sisuliselt biorobot. Teid on ülilihtne manipuleerida nii ainetega, uudistega, kui mis saaks olla veel lõbusam, kui süstida teie unearterisse mikrokiip. Ka seda teevad hiinlased juba päris edukalt mikrokiibiga, mis unearteri kaudu sõidab peaaiu ja seal kinnistub. Sinna saab saata igast informatsiooni. Normaalsest inimesest saab geenius või monster, Frankenstein. Seda tehakse Hiinas praegu juba ülilihtne guugeldada, kuidas mikrokiip sõidab mööda su enda verd, su enda peaaiu. Nii armas. See ei olnud kogemata geeniteraapia, see oli kavandatud geenide ülevõtmine. Sa ei olnud kaitstud. Jah, siia juba IT-kursandid asetasid tekste, kus on kirjas kõik, kes on vaktsineeritud, need ka põdesid, sest autoimmuunsus ei saanud hakkama. See olid programmeeritud ja selle taga olevad tüübid kõnnivad ikka vabalt. Läheb üle. Ma soovin sulle
puhastumist, juhul kui sa oled vaktsineeritud. Ma soovin sulle tervenemist ja ma soovin, et sinu keha saaks selle genotsiidiga toime. Et sa oleksid sellest tugevam ja saaksid palju terveid, tublisid lapsi. Ole hoitud.